Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 11. osa. Ärkasin intensiivis, kui keegi minuga vaikselt rääkis ja palus silmad avada. Ma isegi ei tea, kas mind äratati iga kord ka opisaalis, kohe peale lõikust ja enne intensiivi siirdamist. Sellisel juhul, kui nii oli tehtud, siis sellest ma igal juhul mitte midagi ei mäletanud. Selleks hetkeks, kui mind intensiivis äratati, olin kenasti öösärgis ja tagasi teki all oma voodis. Vaatasin suurt kella seinal. Operatsioon oli kestnud natuke üle 5 tunni. Ühtekokku neid narkoosiunetunde hakkas 3 operatsiooni järel juba natukene kogunema. Igatahes olin ma tagasi. Peaaegu ärkvel, väga unine. Mingit valu mitte kusagil ei tundnud. Minu juures oli pidevalt õde ning nagu alati jäin uuesti magama. Ma olen olnud üldse üks opijärgne hea magaja. Kõik on alati olnud nii rahulik ja need hetked, mis olen suutnud kohe vahetult peale lõikust ärkvel püsida, olen jälginud õdede toimetamist. Ka anestesioloog on alati käinud mitu korda mind veel vaatamas peale ärkamist ja kui olen asjadest õigesti aru saanud, siis tema on ka see, kes annab loa osakonda siirdumiseks. Seekord olin intensiivis õhtuni ja terve see aeg oli jälle selline ärkamise ja uinumise maraton. Seekord ma isegi ei mäleta täpselt, mis ajal mind osakonda sõidutati, kuid igatahes õhtune vahetus oli juba tööle tulnud. Olin samas osakonnas, kus peale eelmist operatsiooni. Millegipärast tuli mulle meelde film Lõputu küünlapäev, kus Bill Murray mängib ilmaennustaja Phil Connorsit ja jääb ajasilmusesse ning elab üha uuesti läbi sama päeva sündmusi. Mulle tundus, et minuga toimub midagi analoogilist ning elan jälle ja jälle läbi sama situatsiooni haiglas. Tegelikkuses see muidugi nii ei olnud. Lihtsalt üks etapp algas jälle otsast peale. Nagu varem ütlesin, pääsesin õhtul osakonda. Täpselt isegi ei mäleta, mis kell sellel hetkel just oli, kuid õhtune vahetus oli juba siis tööle tulnud, kui veel intensiivis olin. Narkoosist olin endiselt veel unine ja väga väsinud. Sain juua. Mulle toodi isegi kisselli ja jõudsin mõelda, et enesetunne polegi kõige hullem. Mulle oli selgitatud, et peale operatsiooni ja termoablatsiooni võib tõusta suhteliselt kõrge palavik ja esineda oksendamist. Kuid mulle tundus, et olen mõlemast pääsenud. Nii ma arvasin. Kuni selle hetkeni, kui ühtäkki algas meeletu oksendamine. Mul pole narkoosi järel kunagi halb enesetunne olnud ning teadsin, et seda korda see oli opisaalis tehtud protseduuri järelmõju. Kui tavaliselt eelneb halb enesetunne ja iiveldus, siis nüüd seda absoluutselt ei olnud. Lihtsalt organism reageeris siseorganite kuumutamisele väga tugevalt. Alguses tekkis kerge hirm, et mida mu opereeritud ja kokkuõmmeldud sisikond sellest kõigest arvab. Kuid rahunesin kohe, kui selgus, et mitte mingit tavapärast kõhukrampidega vaevlemist ei olnud. Lihtsalt organism reageeris sõna otseses mõttes nagu purskkaev. Ma ei ole harjunud olema abitu, kuid sellises olukorras polnud mingit vahet, mida mina tahtsin või millega harjunud olin. Kui sa ei tohtinud ennast palju liigutada ega ammugi voodist tõusta, olid
täiesti abistavate inimeste ehk meditsiinipersonali hoole all, usaldades nende teadmisi ja oskusi. Ja ma olin sõna otseses mõttes hoole all, sest mu juures oli kogu aeg keegi. Olin väga tänulik, kui üks õdedest paitas niiske jaheda pesukindaga mu nägu ja kaela. See oli lihtsalt nii empaatiline ja hoolitsev ja sellel hetkel nii oluline. Olin 2 inimese palatis nagu eelmisel korral, kuid seekord mu palatinaaber ei olnud jutukas või õigemini ta ei rääkinud üldse midagi. Kui tavaliselt sellises keskkonnas soovitakse tere hommikust ja õhtuti head ööd, siis seekord peale esimesi kordi ma loobusin. Ma ei ole ka ise haiglas just kõige jutukam, kuigi muidu räägin palju ja suhtlen meeleldi. Aga nüüd oli suhtlemine täiesti olematu. Ega ma sellele ka eriti tähelepanu ei pööranud, sest inimesel võib olla halb, ta võib olla väga väsinud ja kokkuvõttes suhtlemine võõra inimesega ongi igaühe oma valik. Haigla ei ole ka kindlasti mingi suhtlemise keskus, sest sinna inimesed ei tule oma vabast tahtest lihtsalt aega veetma. Õhtu läks kõigele vaatamata suhteliselt kiiresti. Sain tagasi oma telefoni ning saatsin perele ja tuttavatele sõnumi, et minuga on kõik korras. Pikutasin seal rahulikult voodipiirded üles tõstetud, vahtisin oma analgeesiapumpa ja mõtlesin, et möödas ongi ka see operatsioon. Kõhul oli täpselt samasugune kilomeetripikkune täisnurkselt käänduv haavaplaaster nagu eelmisel korral, mis andis teada, kui suure lõikushaavaga oli tegemist. Lisaks oli paari õmblusega kinnitatud haavakateeter, mida kaudu siis pumba abil regulaarselt valuvaigistit sain. Öövahetuse õde tuli veel minuga rääkima. Küsis enesetunde ja valu kohta, soovis head ööd ja ütles, et katsuksin rahulikult magada ning tema käib regulaarselt vaikselt vaatamas, et kõik on korras. Loomulikult kontrollis ta veel, et mul on piisavalt vett töökapil ning et kutsenupp oleks kättesaadav ja toimiv. See, mida ma nii meeletult olin oodanud ja vahepeal üle elanud tohutu suure pettumuse, kui operatsioon määramata ajaks edasi lükati, oli nüüd ikkagi lõpuks teoks saanud. Ma olin tagasi palatis ning uus taastumine oli alanud. Kõik oli hästi. Olin rahulik ja õnnelik ja nende mõtetega jäin magama. Uus päev haiglas oli tasapisi algamas. Esimene öö oligi möödas ja enda arvates magasin väga hästi. Vahel küll kuulsin, kui õde tuli vaikselt palatisse, mõõtis vererõhku ning saturatsiooni, ilmselt ka kraadis. Hommikul enne öövahetuse lõppu veel küsis mu käest, kas ma olen üldse magada saanud, sest tema arvates ma olin olnud öösel palju ärkvel. Ise ma seda nagu ei mäletanud, kuid võib-olla siis reageerisin kuidagi, kui ta mind vaatamas oli käinud. Kokkuvõttes oli öö läinud hästi. Hommikul lubati mind iseseisvalt voodis istuma tõusta, kui ütlesin, et mäletan tõusmise tehnikat väga hästi eelmistest operatsioonidest. Osakonnas oligi selline soovitus, et kõik, kellele tõusmine oli lubatud, siis kõik toidukorrad tuli süüa istudes. Kuna mul seekord ei olnud epiduraalituimestust, pidin valuvaigistit manustava haavakateetriga hakkama saama. Tõusmine oli seetõttu natuke keerukam,
ning tegi terves kehas päris tuntavat valu. Kuigi tippisin ennast pikkamööda käte abil istuma, pidin seejärel korraks hinge tõmbama ning ootama, kuni valu järgi andis. Minu ainus soov oli võimalikult kiiresti iseseisvalt liikuma pääseda ja seetõttu tõusin istuma ja läksin tagasi pikali mitmeid kordi, et proovida, mismoodi ennast liigutades see kõige paremini õnnestuks. Peale hommikusööki tuli ka füsioterapeut mind vaatama ning ütlesin ka talle, et mäletan kõiki juhendeid ja tõusmise tehnikat väga hästi. Siiski pidin talle selle tehnika ette näitama, et tõepoolest oskan külje kaudu tõusta ning suudan ka pikali minna ilma kõhtu ja keskkohta pingutamata, sest see oli taas järgmised 4–6 nädalat keelatud. Seejärel proovisin veel püsti tõusta ja nii nagu ikka, alguses käis pea natuke ringi, kuid rahuliku hingamisega läks seegi tasapisi üle. Proovisin ka paar sammu kõndida ning sain loa ettevaatlikult iseseisvalt liikuda. Kuna mu haavakateeter oli ühendatud analgeesiapumbaga, siis pidin selle koos ratastel statiiviga kaasa vedama. Iseenesest ega selles midagi hullu polnud ja tegelikult see täitis nii toe kui kõndimiskepi rolli väga hästi. Päev oli kenasti alanud. Pääsesin duši alla ja tundsin ennast väga optimistlikuna. Palavikku mul endiselt ei olnud tõusnud. Suutsin isegi veidi süüa ja kohvi tundus lihtsalt suurepärasena. Ajasin ennast taas istuma, sest kohe olid arstid visiidile tulemas. Kirurg rääkis mulle, et kogu operatsioon ja selle käigus tehtud termoablatsiooni protseduur õnnestusid plaanipäraselt. Maksas oli olnud 2 selgelt eraldatavat metastaasi ning lisaks veel mingi väike täpp. Ehk siis kokkuvõttes kuumutati 3 erinevat kohta. Arst oli mulle juba enne operatsiooni rääkinud, et konkreetselt see kuumutamine ise ei olegi füüsiliselt nii suur protseduur, kuid massiivseks teeb selle lõikuse kõik eelnev töö, et maksani jõuda. Ja muidugi nõudis suurt tööd ka minu uuesti tervikuks kokkuõmblemine. Igatahes see etapp oli jäänud eilsesse päeva ning täna vaatasin lootusrikkalt ja rõõmsalt alanud uude päeva. Peale arsti visiiti puhkasin natuke, sest selgus, et mitu korda järjest tõusmine ja pikaliminek oli alustuseks päris suur pingutus. Veidi aja pärast tõusin siiski uuesti ning proovisin korraks koridori kõndima minna. See õnnestus üllatavalt hästi. Väga pikka ringi esialgu sooritama ei läinud, kuid kokkuvõttes olin endaga väga rahul. Siit algas järjekordne uue toibumise etapp. Inimene on väga vastupidav mehhanism ja tuleb nagu näha igasuguste katsumustega toime. Vaja on lihtsalt natuke kannatust, palju tahtmist ja piisavalt usku endasse. Käisin ringiratast nagu mingit nõiaringi, kus teatud intervalli järel kõik jälle ja jälle algusest peale kordus. Tundus nagu oleksin jooksurattas, kus mingi intervalliga sündmused kordusid ja leidsin ennast pidevalt samast olukorrast, kus ma just natukese aja eest olin olnud. Olid sellel muidugi ka omad head pooled. Olin juba 2 korda varem teinud kõik endast oleneva, et võimalikult kiiresti haiglast koju pääseda. Ja tundus, et ka 3. kord sooritada polnud minu jaoks mingi ületamatu ettevõtmine. Liikusin osakonnas suhteliselt palju iseseisvalt ringi.
Väga pikalt ma siiski korraga püsti ja liikumises olla ei jõudnud, kuid seda tihedamini uuesti ja uuesti koridori jalutama läksin. Teisel operatsioonijärgsel päeval oli arst mu liikumisega väga rahul. Nii nagu ka eelmised korrad, prooviti juba teisel päeval natuke valuvaigisti koguseid vähendada ja see andis muidugi kohe veidi tunda. Eesmärk oli valuvaigistite pumbaga doseerimine lõpetada niipea kui võimalik ja vajadusel sain tabletina valuvaigistit juurde küsida ja seda ma ka tegin. Väga suurt tähelepanu pöörati iga kord sellele, et mul mingeid suuremaid valusid üleüldse ei tuleks. Mulle selgitati juba enne esimest operatsiooni, et peale lõikust tuleb olukord hoida stabiilselt valuvabana ja iga kord nii see oli ka toiminud. Mingeid plaastreid tänapäeval enam haava peal pikemalt ei hoitud. Opisaalis pandi küll plaaster haavale, kuid see oli täpselt nii kaua, kuni ise ära tuli ja see toimus suhteliselt kiiresti. Minule ka eraldi mingeid haavahooldusi mitte ühegi lõikuse järel ei tehtud. See ilmselt oli nii ka sellepärast, et mul polnud operatsioonihaavadega mitte mingit probleemi. Kõik korrad olin väga kiiresti ja hästi paranenud. Ainuke haavahooldus oli dušš. 3. päeval eemaldati valuvaigistit doseerinud haavakateeter ja pääsesin liikuma ilma, et oleksin pidanud aparaati statiiviga kaasas vedama. Palavikku mul endiselt ei olnud ja kuna ka kõik muud näitajad olid nii korras, kui sellises olukorras olla võisid, hakkasime arstiga rääkima kojumineku võimalikkusest. Viimased korrad ei olnud vaja hiljem tegeleda ka haavahõmbluste eemaldamisega, sest kõik kinnitused olid ise sulavad ja nii nad mingil hetkel iseenesest kadusid. Kodus olles algas 3. korda kõik algusest peale. Seda korda oli aga kõikidele muudele juba tuttavatele ja taastumisse kuuluvatele protsessidele ees ka mitte minust olenevaid suuri ja väga tugevalt minu elu mõjutavaid muutusi. Olin olnud 2 nädalat kodus, kui sain täiesti ootamatult kõne töö juurest oma osakonna juhatajalt. Ta edastas teate, et tööl on alustatud koondamiste protsessiga. Soomes on ümberkorraldusläbirääkimised kollektiivne läbirääkimisprotsess, mida tööandja peab läbi viima enne suuremaid muudatusi, nagu näiteks koondamised, töötingimuste muutused või muud massiivsed ümberkorraldused. See on seadusega reguleeritud ja selle eesmärk on arutada muudatuste mõju töötajatele ning otsida võimalikke alternatiive. Läbirääkimised peavad kestma vähemalt 14 päeva või siis kokku kuni 6 nädalat. Läbirääkimiste kestvus omakorda sõltub muudatuste ulatusest ja töötajate arvust. Igatahes meie kontsernis olid nüüd kiiresti veel enne jõulusid tulemas 2-nädalased läbirääkimised ja nagu selgus, see puudutas ka meie osakonda. Ka selles olukorras ei saanud ma ise tegelikult mitte millegagi mõjutada seda, mis oli tulemas. 2,5 nädalat peale operatsiooni istusin Teamsi vahendusel koosolekul, kuna kohale ma poleks veel jaksanud minna ning sain teate, et tootmis- ja majanduslikel koondamispõhjustel
Minu tööleping lõpetatakse 13. veebruaril 2025. Sellel hetkel oli see mulle päris kõva pähkel. Ühest küljest sain tööandjast aru või siis ausalt öelda püüdsin aru saada. Olin olnud ju üle aasta peaaegu pidevalt haiguslehel. Teisest küljest teadsin täpselt, et see tootmis- ja majanduslikud põhjused olid vaid selgitus, mitte tegelik süü minu koondamisele, sest selleks oli selgelt mu haigus. Nüüd oli väga palju asju, mis ootasid korraga lahendamist. Esimese asjana pidin säilitama kindla päevarütmi ja tegelema lõikusest taastumisega. See oli minu jaoks iseendastmõistetav ning loomulik asjade käik. Kuid keegi ei küsinud minult, kas tahtsin sattuda sellisesse uude olukorda, kus pidin hakkama tegelema argiste asjadega ehk teisisõnu oma majandusliku toimetuleku kindlustamisega. See oli pikk ja mitmeid kuid kestev ning väga stressirohke periood. Eriti seetõttu, et oma jaksamine polnud veel sugugi 100%. Õnneks kohtasin kogu selles pikas asjaajamiste jadas ainult asjatundlikke oma ala spetsialiste, kes mind sammhaaval edasi aitasid. On olemas selline ütlus, et sa ei tea, kui tugev sa oled kuni selle hetkeni, kuni tugev olemine on su ainus võimalus. Vahel olen imestanud, et vähidiagnoos ei ole mu elu mitte mingil muul moel segamini saanud kui ainult nii palju, et mul on olnud teatud ajakava, ravid, operatsioonid ja kontrollid, mida järgin. Ma ei mäleta, kas olen seda varem öelnud, kuid ma pole enda kohta kunagi kasutanud väljendit, et ma võitlen vähiga. Minu jaoks on sõnal võitlus juba ette kuidagi negatiivne tähendus. Ja ma ei tea ka päris täpselt, mismoodi see võitlus peaks välja nägema. Olen algusest peale kasutanud väljendit kooseluvähiga. Ja ma lihtsalt teen endast oleneva, et see tüütu tegelane välja koliks. See on jällegi vaid minu mõttekäik ja mitte keegi teine ei pea samamoodi tundma ega minuga nõustuma. Viimaseid suuremaid elu muutvaid sündmusi arvesse võttes tekkis mul äkki tunne, et minu ees on lõpmatusse kulgev tunnel. Seal tunneli lõpus oli küll valgus, kuid ma ei teadnud, mis mind seal valguses ootab. Kui siiani oli mu üks eesmärkidest olnud tagasi tööle pääsemine, siis nüüd äkki oli see võimalus minult küsimata ära võetud. Loomulikult kuulus taastumise juurde ka igapäevaellu tagasipöördumine ja võimalikult tavalise ning normaalse elu jätkamine koos oma pere ja lähedastega. Siiski sain ma aru, kuivõrd suur roll on meie elus tööl ja töötamisel. Loomulikult esmane ja kõige olulisem on elatusvahendite teenimine ja ilma palgata ju ilmselgelt me tööl ei käiks. Kuulen juba häält, mis küsib, aga vabatahtlik töö ja aitamine. Ja muidugi, vabatahtlik tegevus on suurepärane, kui on tervist ja aega ja muidugi ka igapäevaelu toimetulek kindlustatud. Kui see viimane puudub, siis on väga raske pakkuda südamest tulevat abi, sest sellel hetkel oled sa ise see, kes abi vajab. Olen oma tööelu ajal mõned aastad töötanud just selliste abivajajatega. Nii kummaline, kui see ka oli.
Olin nüüd ise sattunud just sellisesse olukorda. Nii väsinud, kui ma ka oleksin olnud, pidin hakkama sammhaaval uurima ning tegutsema, et leida enda jaoks optimaalne ja muidugi ka võimalik lahendus. Päevad algasid ja möödusid ikka nii, nagu alati peale operatsiooni ja haiglast koju pääsemist. Jõudu tuli pidevalt juurde ning see oli muidugi suur pluss ülejäänud bürokraatilistes asjaajamistes toimimiseks. Minu jaoks moodustus lahendus selle kaudu, et hakkasin 1. veebruarist saama Soomes töövõimetuspensioni. Töövõimetuspensionina see kestab nii kaua, kuni saan pensioniealiseks ning siis see muutub automaatselt tavaliseks pensioniks. Olen Soomes töötanud alates aastast 2008 ja olen selles suhtes rahul ning mingis mõttes variant tundub minu jaoks hea. Teisest küljest aga ma ei pea ennast otseselt töövõimetuks. Olen pikalt vestelnud ka Soomes oleva e-toimistoga. Ehk siis Soomes on e-toimisto nagu Eestis töötukassa, mis aitab leida tööd ja pakub tuge tööotsijatele. Väga pikki ja kaugele ulatuvaid plaane ma teha ei saanud ning alles alanud taastumisprotsess võttis veel oma osa. Selles lõputa loos üllatused muudkui jätkusid. Mõnes mõttes on hea, et me ei tea kõike ette ja teisest küljest tahaks võib-olla just nimelt teada, sest siis saaks oma plaane vastavalt olukorrale suunata ja sättida. Ühtäkki tundus, et mul oli nii palju asju, mida ma tahtsin teha. Ma vähemalt proovin suurema osa nendest teostada. Sobitan ennast tulevatesse ajakavadesse ja vaatan, mismoodi õnnestun. Ise arvan, et õnnestun hästi. Tänan, kui kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa.